Vabariigi valitsus kuulutas eile koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Eesti riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020. aastal, kui valitsus ei otsusta teisiti. Eriolukorra juht on peaminister. Valitsuse esimene prioriteet, kõige olulisem prioriteet on kaitsta Eestimaa inimeste tervist. Vähem kui kuu aja jooksul me näeme Euroopas nakatunute arvu, mis on kasvanud 40-lt 30 000. Viirusest põhjustatud haigus on ainuüksi Itaalias kaasa toonud üle 1000 surmajuhtumi ja eile sai ka kinnitust Eestis viiruse riigisisene levik. Sõidame maale. Kõigepealt Mari Prekopi tulevase maja kohta ja pärast Rigulisse. Ma arvan, et ma jätan varsti suitsetamise maha. Ma ei tea, mis pärast, aga siuke tunne on. Mitte tervise pärast. Aga kui 10 aastat tagasi arst ütles, et kui ma suitsetamise maha jätan, siis elan 100-aastaseks, siis ma ei saanud jätta. Aga nüüd ei ela võib-olla. Tervis on väga hea. Hakkan varsti korvpalli käima mängima. Ootame Marit, kes peaks gaasipallooniga tulema. Millal ta tuleb siis? Siis kui ta kätte saab poes. Aga mis ta teeb selle? Ma ei tea, küsida käest. Me küsime koos. Äkki teeb pauku. Ohtlik ei ole. Ikka. Mis juhtus? Kus sa nii kaua olid? Juhtus see, et loomulikult on täna põnepäev ja ei saanud mina maksta sularahas, vaid oli ainult kaardimakse võimalus. Aga sul pole ju kaarti. Ma maksin ühele inimesele sula ja siis see maksis kaardiga. Okei, Raksi ainus palve oli see, et see ei oleks Saku. Mul on seal igasugust. Ühesõnaga, sa ei taha midagi sinu koju vanusta. Sa võid selle ära maksta. Viljem, kas alkohol on sinu jaoks nagu mingisugune jama või? Ta ütles, et tal on nii jama, et tal on kodus seda täis. Aga miks sa iga kord närvi lähed, kui alkohol leti juurde jõuad? Ma ei salli seda. See on Eesti lett, mitte Läti lett. Seda ei pidanud kaaluma. Ei, see on vist. No, topi sisse, ma pärast pean katteks. Ma topin siis sisse, kui aeg on käes. Meil tuleb tervislik õhtusöök. Kuule, Prekop, sa pead mõtlema välja mingi hea mussiga alla. Ma võtsin kõik asjad kaasa. Niina Šimaa.
anda sellepärast, et öösel oli miinus ja päeval pluss ja ma kõndisin nagu part 2 kuud. Lähen tööle läbi Snelli digipargi ja siis on see, et sa nagu seisad paigale ja siis vajud natukene, sellepärast, et tee on viltu. Ei, lumi ei käi närvidele, jää käib närvidele, heureka. See on küll väga harukordne nähtus, ma pakun. Mulle käivad kohutavalt närvidele inimesed, kes jäävad ukse ette seisma. Millise ukse ette? Ükskõik mis ukse ette. Nagu palun kõnni 5 sammu edasi või vasakule, mis sa kurat pead jääma täpselt ukse ette seisma. Ma ei saa sellest aru. See ajab mind üsna hulluks nagu. Siis ma alati pean ennast tagasi hoidma, et ma röökima ei paneks nagu. Vabandage, kas te võite korraks edasi astuda? Tegelikult. See on jah. Eriti mingi kuradi Moskva metroos, kus on 6000 inimest selle inimese selja taga, on ju. Nii palju uusi maju. See on praegu üsna tiheda uusarendusega. Et ta on Haapsalule nii lähedal ja merele lähedal ja looduskaitseala on siin samas. Ja. Põhi on alt ära tulnud. Millel? Kiigel. Ei ole tulnud, ära on pekstud. Vaata, puu on pooleks. Sigadus. Vandajamari sõitis just Kunagi mööda. üliõpilasmalevas olin, siis me tegime siin baari selles Saras. Sõitis või? Mida te müüsite seal? Nagu post. Korralikku viina õlut. Lõbusad asjad, mis on enda jaoks. Ja et see tiik on nagu see, et mina olen kogu aeg unistanud Pončiku tiigist ja siis tulin siia ja keegi on minu tiigi juba ära ehitanud. Mul on nüüd hea vaadata täpselt, kuidas on kõik sobilik ja tema kogemust ära kasutada. Nüüd ta teab, kuidas odavamalt ehitada ka. Aga sina oled siis kes? Mitte keegi. Ikka, ma ei tea, tuhandeid. Kuidas nüüd seda täpse numbri, et sul oli kuskil arvestada? It was balling around the sea. It was balling all on the bay. So Kõik oli nagu abis ka. Saab siin näiteks saare peal teatrit. Siin on ka Gruusiast toodud viinamarjad. Algus ei kasvanud, aga siis läksid. Siuke lihtne lugu.
ma ka ei soovita. Aga kus mina seda tean? See aken on küll mõnus, jah? See on muuseas silikoodi aken, seal kus Järvekeskus praegu. Oled siin üleval, näed, kuidas karikitsi sööb. Peaaegu talv. Ma toon tasapisi raamatuid kodust ära. On see pilt on näiteks viietamist. Mul on see vaade väga meeldib. See aknast välja vaade. See on suurepärane nagu rahustav maal. Ema juures emastes täpselt sama vaade. Ma tunnen ennast nagu kodus juba. Ma tahtsin istuda siia. Kuradi plastmass on see. No nii, väga varu. See ongi väga huvitav. Toimub põnev juppstükk, selle asja nimi on kaalika koorimine. Ja kui me tunnetame meelde, kui kaalikas koorib kaalikat, võib sellest saada kaalikas. Aga lõppkokkuvõttes jah, kaalikas, mida me siin praegu koorime, mida on kõik pidanud eestlaste põlistoiduks, seda... Mida sa seletad siin kõrval? Toimub kaaliku koorimine. Tean, mida ma teen. Aga kuna meil on ahjus lammas ja meil on point oli selles, et kui me lambaribi koos selle abatükiga raiusime, siis kirves oleks pooleks. Nii et seetõttu see ei kõlba näidata. Aga me lõpuks saime ikkagi hakkama 2 puupakku ja siis kirve jäänustega. Ja nüüd on see lammas olnud umbes 130-140 kraadise temperatuuri juures ahjus. Enne on ta 2 tundi marineerinud küüslaugust tüümianis, vürtsköömnetes, muudeski sellistes asjades, mis mul kohe pähe ei karga, mis ma sinna panin. Ja nüüd ta istub madalal temperatuuril kokku, no vähemalt 4 tundi. Ma juhin tähelepanu, et hakkekokk sai ära pool kaalikat praegu. Aga sul kompostivenikut ei ole või? Enam-vähem pea küüslaugu. Ma võin teile öelda, et tavaline toores peet on viina peale ka väga hea. Suurepärane. See on nii nagu sööks kangestatud borši. Tume õlu on kuskil. Siia võiks soraka tõlla. Toširuumis. Toširuumis. No lähe vaata. Ahah. Lõuna oma sõprade. Õlu. Meshpils. Tume õlu sobib kaalika ja peidiga alati suurepärast. Vürtsköömned. Vürtsköömned tüümen ja tume õlu kõigepealt. Lasta tal seista ja siis hakkame hoopis tükis soola ja küpraga seda asja timmima. Aga kõigepealt lasta täiesti rahulikult olla, kuna praeahi on, eks ole, praegu 100 kraadi, siis me paneme siin paari juurde. Kaalikas ja peit tahavad ka päris tükk aega haududa tegelikult, et nad valmis saaksid. Sellepärast, et teatavasti lammas armastab tšillist ja magusat. Nii et kui lammas umbes poole tunni pärast ma panen sinna muusi ja küüslauku. Ja muuseas küüslauku paneme kindlasti veel peade kaupa, niiviisi, et küüslauk jääb
selliseks koorimata ja ta murdub hästi lihtsalt, kui seda koos lambaga välja võtad, ta on lambarasvane ja siis kahvliga saad sa selle välja pigistada ja see on tema omas konsistentsis suurepärane. Loorberileht, kaalika ja peedi siis sobib alati väga hästi. Ja võib julgelt panna, ei ole vaja panna 1 või 2 lehte, võite rahulikult panna 4 lehte. Aga vürtsköömen, see annab väikese pikantsi muuseas jah. Et see on asi, mida kaamera nuusuta. No? Nii. See on asi, mida meil ei kasva, aga kaalika ja peedi juurde vürtsköömen sobib väga hästi ja tüümen ka. Muuseas, lambapraa sisse me asetame siiski terve küüslaugu. Võtad pudikoored ära ja lõppkokkuvõttes mitte midagi muud ei tee, sest et küüslauk küpseb omas koores kõige paremini. Umbes paarkümmend mintsi enne kogu praa valmimist. See on siis eilsest lambast ülejäänud kondid, millest vormistatakse lambasupp. Kondid on siin küllaltki puhtaks juba keenud. Ma panin siia nüüd loorberit ja kuiva koriandrit, ajan ta keema. Loorber 15 mintsi võiks keeda, siis ma võtan need kohe varsti näitan paljaks keenud kondid ära, nüüd viskame kompostihunnikusse ja siis edasi tuleb porgand. Seibideks lõigatuna läheb sinna sisse. Porgand natukene keenud, siis tuleb homokartul. See on siis Congo Blue või Blue Congo, ma ei mäleta, mis selle kartuli, kumba pidi see kartulisordi nimi on, aga ta on täitsa tavaline kartul, ta on ainult homovärvi. Siis seejärel lähevad sibul ja kimchi. Kimchi siis teatavasti chili peal hapendatud kapsas ning päris lõpuks purustatud või siukseks hästi purustatud, peaaegu püreeks purustatud küüslauk. Niukene ta on. Ja siis tulevad mingid maitseinad ka, kus ta me vaatame töö käigus, mida ta tahab. Supp on nii hullult rasvane, et tal on need lambakontidest on üks väikese sõrme jagu rasvakihti on pidevalt peale. Sibul. Ja nüüd siis kimchi, mis on siis koreapärane hapendatud kapsas chili ja ingveri ja küüslauguga. Suurepärane asi. Ja siin on siis orienteeruvalt umbes 1,5 teelusikatäit purustatud chili helbeid, rosmariini, soola ja väikest küüslaugupulbrit. Selle. Ja kohe otsa ka pressitud küüslaugu. Ühesõnaga mitmepäevane projekt lambasupp on valmis ja mis on lambapere edasiarendus, lambaribi. Soojal tulel vahepeal kees vahepeal keenud mingi 12-13 tundi. Kohe proovime. Ja maitse järgi võib siis hapukoort suppi peale riputada, nagu on näha ahnest elerist on pannud umbes pool pakki. Head isu, kallid sõbrad. Ma ei oska teile midagi muud öelda. Head isu. Väga head isu.